On selge vahe meteoroloogi vahel, kes ennustab homset ilma, ja kliimauurija vahel, kes vaatab asja pikemalt. Mis puutub valimissüsteemidesse, siis mina olen nii-öelda kliimauurija. Ma ei ennusta järgmisi valimisi. Rein Taagepera teatakse ja tuntakse Eestis poliitikuna. Maailmas hinnatakse teda ühiskonnateadlase ja politoloogina. Tartu Ülikooli ja California Ülikooli emeriitprofessorina pälvis ta 2008. aastal Rootsis väljaantava prestiižika Skytte auhinna demokraatlike valimissüsteemide uurimise eest. See preemia antakse teadlastele, kes on andnud kõige märkimisväärsema panuse ühiskonnateaduste arengusse. Rein Taagepera ongi öelnud, et tema eesmärgiks on muuta sotsiaalteadusi nii, et sarnaselt loodusteadustega suudaksid nad avastada ja kirjeldada inimühiskonna universaalseid seaduspärasusi. Los Angelesest tunnise autosõidu kaugusel asuvas California Ülikooli Irvini harus on Rein Taagepera politoloogiat õpetanud 41 aastat. See ongi olnud ta ainus akadeemiline töökoht Ühendriikides. Oma teadusharu suhtes on ta muutunud aga üha kriitilisemaks. Ühiskonnateadused on tema arvates liiga pehmed, liiga palju on juttu, liiga vähe täppisteaduslikku. Kui nüüd arendada edasi ühte Taagepera poolt üks paarkümmend aastat tagasi välja öeldud mõtet, võimalik, et ka isegi veidikese varem, kui ta arvas, et toonast politoloogiat võiks nimetada allpolitoloogia. See all on antud juhtumil araabiakeelne eessõna, nagu sõnas alkeemia. Et kunagi oli alkeemia, aga kui ta muutus teaduseks, siis ta sai siis keemiaks. Et politoloogia päris teaduseks saaks, tuleb Taagepera sõnul selles enam kasutada matemaatilisi mudeleid ja loogikat, mitte vaid vaatlusi. Teadus seisab kahel jalal. Üks on küsimus, kuidas asjad on ja sellest tuleb mõõtmine. Teine jalg on küsimus, kuidas asjad loogiliselt peaksid olema. See küsimus, kuidas peaksid olema, see tähendab loogilisi kvantitatiivseid mudeleid ja see on ja osa on sotsiaalteaduses jäänud liigselt unarusse. Nii et ma lõpuks 3 aasta eest avaldasin Oxford University Pressiga raamatu, mille pealkirjaks on teha sotsiaalteadused teaduslikumaks. Just, et ka sotsiaalteadused lakkaksid keksimast ühel jalal ja toetuksid ka loogiliste mudelite jalale. Et kui me püstitame küsimused, mis on nagu üldse teadusliku uurimise eesmärk, jah, et eks ta ühelt poolt ole seletamine ja eks ta teiselt poolt ole kirjeldamine, aga kindlasti nüüd kolmandat poolt on ta prognoosimine. Aga kui sa tahad natukese tõsisemalt selle asjaga tegeleda, et siis prognoosimise aluseks ongi ikkagi mõõdetavus, et me mõõdame mingisuguseid nähtusi, see võib olla miks mitte ka inimeste poliitiline käitumine ja selle põhjal teeme siis järeldusi. Põhihariduselt on Rein Taagepera füüsik. Politoloogia tõusis ta huviorbiiti hiljem, kui ta lisas oma füüsikadoktorikraadile ka magistrikraadi rahvusvahelistes suhetes ning siirdus tööle California Ülikooli. Osa kolleegide arvates kõneleb ta sotsiaalteadustest rääkides, aga seni füüsikuna, kes näeb poliitilistes protsessides osalevaid inimesi mõneti nagu aatomeid, kelle käitumist saab valemite abil mõõta. Ka ta enda õpilased, näiteks California osariigi ülikoolis politoloogiat õpetav Edgar Kaskla, leiavad, et selline lähenemine ühiskonnateadustele ei ole ehk päris õige. Valemitel ja mudelitel ja nii edasi on oma koht politoloogias ja teistes sotsiaalteaduskondades, aga samas minu põhimõte on jälle see, et meil on
palju suuremaid probleeme poliitilises maailmas niimoodi, mida tuleb lahendada ja neid ei saa puhtalt niimoodi ainult matemaatiliste mudelite järgi lahendada. Rein Taagepera jääb oma seisukohtadele aga kindlaks, et ühiskonnateadused ei tohi olla vaid valdkond, kus üksnes kirjeldatakse ja mõõdetakse silmaga nähtavaid protsesse. Mõõdetakse ja mõõdetakse seda, mis on nagu silmaga nähtav, aga see, mida peaks mõõtma, see jääb nägemata, kui ei küsi, et mis seal taga peaks olema. Liigne empiritsism, et lihtsalt mõõtmise enda pärast. Ja selle all kannatab kogu maailma sotsiaalteadus? Kannatab täiesti, jah. Rein Taagepera sõnul ei ole sotsiaalteaduste eesmärk hetketrendide selgitamine. Nii nagu kliima ja homse ilma vahel, kõik juhtuda järgmistel valimistel või praegustel valimistel olenevalt inimeste otsustest. Politoloogia peab analüüsima ühiskondade sügavamaid hoovusi pikemas perspektiivis, leiab ta, ning siin saab erinevaid tegureid valemitesse paigutades arenguid juba prognoosida. Ühiskonna vaatlust alustab ta tõdemusest, et see on omavahel tihedalt seotud inimeste kogum. Kogu ühiskond koosneb ühenduskanalites. Inimesed, kellel pole ühenduskanalit omavahel, see pole ühiskond. Need on üksikud kütid metsas. Ja nii, et see ühenduskanalite arv ja selle tasakaalustamine mängib rolli väga mitmel pool. Esinduskogu suurus, kuupjuure seadus, läbilõikeline valitsuskoalitsiooni kestvus oleneb, kui palju on erakondi parlamendis. Mida rohkem erakondi parlamendis, seda rohkem on ühenduskanaleid, mis on ka tülikanalid. Ja siis tuleb välja selline reegel, et keskmine valitsuse kestvus on 42 aastat jagatud parteide arvule ruudusum kaudu. See ei ütle sugugi, et kõik valitsused nii kaua kestavad. Ilm võib muutuda. Valitsus, mida täna üles seatakse, võib langeda nädala pärast, kui tuleb mingisugune isiklik skandaal. Ja ta võib kesta palju kauem, aga läbilõikeline üle mitmekümne aasta, jah, see on ennustatav. Ma tooksin kaks väga täpset näidet, kus kohas valem on ennustanud, et vaat see valitsus püsib nii ja nii kaua ja vaata, et on täppi läinud niimoodi paaripäevase täpsusega. Et see on siis Juhan Partsi valitsus, mis siis tegutses aastatel 2003–2005 ja võib ka ütelda, et Andrus Ansipi see valitsus, mis moodustati siis 2007. aasta valimiste tulemusena. Andrus Ansip jäi küll peaministriks edasi, aga just see, et 2 aasta möödudes lahkusid sellest valitsusest sotsiaaldemokraadid, ja valem ütleski, et see valitsus siis tänu sellele, et jõudude kirevus, mitte vahekord, aga kirevus parlamendis oli just selline, ütleski valem, et 2 aastat ja natukese peale. Eks ole ka selliseid, mis ei ole siis leidnud kinnitamist, nii et näiteks Mart Laari valitsused, mõlemad, nii see, mis oli nii 90ndate algul kui ka siis sajandivahetusel, Mart Laar siis suutis eirata nende valimiste jõudu ja olla peaminister kauem, kui siis vastav valem lubas. Loomulikult need valemid ei pretendeerigi mingile uskumatule täpsusele, et pigem nad annavad siis sellise üldise suundumuse, aga ütleme näiteks nüüd meiesuguste jaoks on see kaunis võimas trump sul tagataskus, et sa saad argumenteeritult arutleda sellise asja üle, et kui kaua näiteks üks või teine valitsus võiks kesta. Et see tugineb maailma kogemusele
ja meil on nüüd väga raske ütelda sellist asja, et kuulge, et see ülejäänud maailma kogemus ei lähe nagu meile korda. Rein Taagepera sõnul saab matemaatiliselt välja arvutada ka selle, kui palju parteisid peaks Eestis parlamenti kuuluma. No võtame näiteks Eestis, kuna on 5% künnis, siis on niimoodi, et jagame 100% 5%-le ja saame 20%. 100% 5% künnis, 20 erakonda võivad saada parlamenti 21, see pole võimalik. Kui me midagi muud ei tea, siis mõistlik keskmine on võtta geomeetriline keskmine. 1 korda 20 ja selle ruutjuur, mis on umbes 4,5. Nii et tasakaalupunkt, mida Eesti valimissüsteem peale surub, on 4-5 parteid. On olnud rohkem, see on täitsa võimalik, võib vahepeal langeda 4-3, erandjuhtul isegi 2, aga see on ebastabiilne. Kui on rohkem parteisid kui 5, siis on surve väiksematel parteidel välja langeda. Kui on vähem kui 4 parteid, siis on jällegi vastupidine surve uusi parteisid juurde teha või olemasolevatel lõheneda.